Head autojuhid, nagu igal nädalal räägime ka täna ohutust liiklemisest talvisel perioodil. Kuid see ohutus ei puuduta ainult seda, milliseid otsuseid me teeme autorooli taga, vaid ka seda, kuidas käitume autost väljudes. Kerli, oled kuuldel? Ja olen kuuldel. Tõepoolest, küllap autojuhid teavad, et kui maanteel autost välja tulla, tuleb kanda helkurvesti. Küll aga mõtlevad vähesed sellele, et autojuht muutub jalakäijaks ükskõik, mis hetkel ta autost välja tuleb. Jalakäija aga peab seaduse järgi tegema ennast nähtavaks, kandes helkurit. Eestis on helkuri kandmine maanteel olnud kohustuslik juba 25 aastat ning alates 2011. aastast on helkuri kandmine kohustuslik ka asulas nii halva nähtavuse korral kui ka pimeda ajal. Miks on maanteel enda nähtavaks tegemine nii oluline? Sellepärast, et maanteekiirused on kordades suuremad kui linnas ja inimene kaub lihtsalt ära. Maanteel ei ole sellist valgustust ja autojuht ei märka ei jalakäijat ja ka autojuht ise, kui ta väljub autost, ei ole teiste sõidukijuhtidele nähtav. Kas me saame kahjuks ka mõne näite tuua? Ma tean, et siin ülemöödunud aastalgi oli, kus tuisuse ilmaga autojuht läks sõidukist välja, helkurvesti küljes ei olnud ja ta ei rekka alla. Et tegelikult selliseid näiteid esineb aastas 1-2 kindlasti. Aga olukord pole palju parem ka väiksematel kiirustel. Jalakäija hukkumise tõenäosus kokkupõrkekiirusel 50 km tunnis on 40%. Kiirusel 60 km tunnis 70% ja kiirusel 70 km tunnis juba 90%. Olen praegu ühel Tallinna tänaval, kus on päris kehv valgustus, kuid inimesed liiguvad siin nii autoga kui jalgsi. Ka kõnniteed ei ole väga heas korras, seepärast kiputakse liikuma mõlemal pool teed. Näete, inimesed kõnnivad, näha ei ole neid. Siin ees praegu on 2 inimest, keda ma tegelikult näen nüüd selgelt, et nad on ja see on minu autost umbes 10-15 meetrit. Helkureid ei ole. Issand, mis kiirus see on siin? Mis kiirus? 50 alas. Halloo! Vot näed, tee ääred on täiesti pimedad ja nüüd see hull lendas minust siin mööda, kui ma oleksin siia tee äärde praegu läinud, ma ei oleks ühtegi inimest näinud sinna. Ma oleks kellegi surnuks sõitnud täna. Kui ma nüüd autost välja tulen ja tahan koju minna, kohmitsen siin veel oma asjadega, siis ma olen täpselt samasugune must tont. Ma olen näinud sellel tänaval liikumas autosid kiirusega 70 km tunnis ja kui selline jalakäijale otsa sõidab, siis jalakäija hukkumistõenäosus on ligi 80%. See paneb ikka mõtlema küll. Ja seesama jalakäija, keda autojuht hetk tagasi kirus, et näed, sa ei saanud helkurit külge panna, ma ei näinud sind, ma oleks sulle otsa sõitnud. Et järgmisel momendil, kui ta autost väljub, on ta täpselt seesama jalakäija, keda ta hetk tagasi kirus. Sellel hetkel, kui ma olen aru saanud, et ma olen päris tihti ka jalakäija, palun aita mind, teeme mind nähtavaks. Kindlasti peab jälgima seda, et tegemist oleks helkuriga, mitte helkiva tootega. Et esiteks on sertifitseerimine, CEN 13356, mis siis näitab seda, et ta vastabki Euroopa standarditele ja tegemist on helkuriga. Kuidas sa paned helkuri endale külge? Et esiteks sa pead vaatama, et helkur, rippuv helkur, nagu ma praegu andsin, jääks autotulede kõrgusele. Autotulede kõrgus on kuskil 50-80 cm maapinnast. Siis nii umbes? Jah, kuskil selles kõrgusel ta peaks nagu jääma, et kui ta ulatub jopest allapoole, et siis on ta ka siis nähtav, kui sa kõnnid. Kui mõni mõtleb, et rippuv helkur jääb ette või on ebamugav, siis on välja mõeldud kõiksuguseid variante, et igaüks leiaks endale sobiva. Hästi mugav on iseenesest autojuhtidele ka see, et on olemas helkur kinnitid. Et päeval, kui helkurit ei kasuta, saad kinnitiga helkuri pisikeseks tõmmata ja autost väljudes pimedal ajal või hämaral ajal või õues liikudes saad kinnitist siis vastava pikkuse selle nööri välja tõmmata. Kui ei taha rippuvat seda helkurit kasutada, et ta tõesti jääb segama, on olemas siuksed mõnusad släpid ja miks mitte. Kuid siin on oluline ka jälgida, et släpp oleks pandud liikuvale ja nähtavale kohale. On isegi kindaid, mis on helkur materjalist, kuigi peale vaadates seda ei ütlekski. Ilma helkurita jalakäija on lähitulede valguses nähtav alles 30 meetri pealt, helkurit kandes aga juba 130 meetri pealt ning kaugtulede valguses 300 meetri kauguselt.
30 meetri pealt ei ole võimalik ohu korral otsasõitu enam vältida. Helkuriga jalakäija aga annab juhile piisavalt aega ohutuks möödumiseks. Kas helkuri puhul on ka mingeid asju, mida tuleb kindlasti silmas pidada? Ja, et helkuri puhul näiteks tuleb meeles pidada, et ta ei ole igavene. Tugevamatel helkuritel, nagu minul praegu siin, kui see saab kriibitud, tema pealispind muutub tuhmiks, siis ta tuleks tegelikult välja vahetada. Lasteriietele, spordi- või tööriietele on tihti helkurelemendid juba külge õmmeldud, kuid teadke, et need kuluvad masinpesul ja kaotavad teatud aja jooksul oma omadused. Mina olen nüüd kenasti helkuritega varustatud ja kui ma maanteel autost välja tulen, siis kindlasti helkurvest, eks ole? Jah, absoluutselt, sest et mida rohkem, seda uhkem. Jah, ennekõike oleme me jalakäijad ja alles siis autojuhid ja õnnetusse ei taha meist mitte keegi sattuda. Nii et helkur välja ja head teed!